Jahutust saame pakkuda talviste kaadritega Tartu ühest kõige suuremast võimalikust, aga samas häbiväärselt vähe ära kasutatud turismiatraktsiooni võimalusest, endisest Raadi sõjaväe lennuväljast. Ilmselt võib noorematele tulla üllatusena, et meie kultuuritäis linnas taoline massiivne objekt üleüldse laius. Täpsemalt oskab asjast rääkida sõjaajaloolane Art Johanson. Ega selle koha pealt ta on ikkagi üks läänepoolsemaid suuremaid sõjaväe lennuvälja, mis oli Nõukogude Liidus ja selle koha pealt tuleb öelda, et siin asus raske pommitus lennuväe diviis. Et see oli 326 Tarnopoli raske pommitajate diviis, mille puhul me räägime ikkagi sellest, et need oleks andnud selgelt tuumalööke lääne vastu, mis tähendas, et see objekt sõjalise tähtsuse mõttes lääne silmis oli väga oluline. Ja kindlasti ei olnud ta nagu Tartu kodanikele hea, et selline ohtlik objekt siin asus. Aga ajaloolises mõttes on Raadi nagu juba olnud aastast 1912 lennuväljana oluline, sest tegelikult varemasemalt siin oli erinevad ratseväeharjutusi ja manöövreid korraldati siin, aga siis tõusis siit õhku esimene mootorlennuk Eestis 1912 aastal ja see lennuväli oli kasutusel kuni 93 aastani Vene vägede lahkumiseni. Et selles mõttes tal on nagu sellist ajaloolist tähtsust 20. sajandi vältel ikkagi olnud ja ütleks, et need kihistused ka, mis siin meil on, eks ole, siin on see tsaariaegne kihistus, siis on siin vabariigiaegne lennuväli olnud. Teise maailmasõjal kasutasid seda sakslased, kes siia tegelikult esimesena panid üldse nii-öelda sillutatud lennuraja siia tegid ja siis tulid Nõukogude väed, kes selle kasutusele võtsid uuesti, eks ole. Et selles mõttes on siin kohe mitu huvitavat kihistust ka. Külma sõja ajal oli Tartus toimuv vägagi lääne luure huviorbiidis. Nii on CIA arhiivides näha rohkelt dokumente ja luurefotosid just Nõukogude Tartust. Kirjeldatakse eluolu, meelsust ning ka seda, kui palju on näha mundrites mehi tänavatel kõndimas ning kõlama jääb, et ega linnakodanikud nendesse kuigi hästi ei suhtu. Hoiti vägagi intensiivselt silma peal ja tegelikult on selle Raadiga üldse huvitavad lood, et 50-ndatel, kui siin need lennukid maandusid, siis oli kõike Tartust näha, sest tegelikult see nii-öelda taimestik, mis siin ees oli nii-öelda linna ja siis lennuvälja vahel polnud üldse tugev ja siis oli siin näha kõiki neid suuri lennukeid ja neid luurefotosid kui ka erinevaid satelliitpilte ja kõike muud, eks ole, seda Raadit uuriti väga erinevate nurkadelt ja loomulikult huvitus nii-öelda lääs sellest, et mis võimekus venelastel siin on, mis eesmärgil seda lennuvälja kasutatakse ja kui ohtlikuks ta tegelikult konflikti korral osutuks. 1992. aastal käis peaminister Mart Laar Raadi alasid koos kõrgete Vene sõjaväelastega üle vaatamas. Idanaabrid lehvitasid tartlastele lõplikult 1993. aastal. Sel segasel perioodil võis aga juhtuda ka nii, et autoga lennurajale uitama minnes võisid nii muu seas kohtuda ruleeriva hiigelsuure transpordilennukiga. Paar aastat varem võis uudistaja aga saada kraesse automaadivalangu. Novembri keskpaiku õnnestus rahvasaadik Jüri Liimil külastada Tartus asuvat sõjaväe lennuvälja, mida antud hetkel asustab Nõukogude armee. Paraku tuli külaskäik ette võtta illegaalselt, kuna sõjardid pole oma külalislahkusega kunagi eriti silma paistnud ning see külaskäik leidis ka selle kohase vastuvõttu. Need vallurid märkasid ja avasid tule, kuid õnneks meie vahele jäid teatud seinad, nii et kuulid saivad minna ainult mööda lepalatvasi. Komplikatsioonid kahtlemata esinevad, kuid siin tuleb tegutseda väga ettevaatlikult ja muidugi ei sobi sugugi see, et saadik oma Eesti Vabariigi pinnal peab selliseid andmeid hankima salaja. Rahvasaadik Jüri Liimi sõnul asub Tartusse paigutatud sõjaväelennuvälja territooriumil asuvates ladudes paljugi sellist, mida laiema üldsuse eest kiivalt varjata püütakse. Nendes ladudes asub minu andmetel 300 ühikut tuumapomme ja tiibrakettide lõhkepeid kokku. Pidevalt on Eestimaa õhus trajektooril Eesti, Läti, Leedu, Valgevene 2 ekipaasi õhus, tuumarelvad pardal. Nende eesmärk sõjaolukorras on tagada vaenlase lüüa saamine Taani väinades ja sealsete objektide purustamine.
On täiesti vastuvõetamatu, et militaarüksused on paigutanud Eesti pinnale salaja selliseid relvi, et meie kui Eesti Vabariik mitte midagi ei tea nende olemasolust. Ma leian, et on täielikult vastuvõetamatu, et ÜRO liikmesriigiga Eesti Vabariigiga käitutakse nii, kuidas heaks arvatakse. Siin saab päästa meid olukorrast ainult maailma avalikkus ja ka pöördumine ÜRO poole, sest kõik need lepingud Nõukogude armeega on täiesti alusetud ja mitte mingit garantiid ei ole isegi lepingute saavutamise korral, et nad täidavad neid kokkuleppeid. Üks huvitav asi on see, et nad värvivad oma transportlennukid, sõjaväe transportlennukid samamoodi kui Haeravloti tsiviillennukid. Nii et tuleb tõesti öelda, et sõjaväe lennuväge seal ei ole, et see on kindel, kasulik ja soodne tsiviillennuvägi, nii nagu lennuvägi, nagu nad oma reklaamis räägivad. See on üks osa. Ja tõesti ma ütlen, et terve see lennuväli on täis lennukeid, on täis igasuguseid ladusi, ümberringi on mustus, okastraadid ja kõik nii, nagu ühes Nõukogude militaarbaasis on. Ajalugu täis paik hakkab aga ajale jalgu jääma. Suure üllatusena ka muinsuskaitsele lammutati 2019. aastal haruldane lennuvälja juhtimistorn. Kui aasta alguses olid veel alles näiteks ohvitseride saun ning veel objekte, on ka need igavikku kadunud. Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta, nii ütles Juhan Liiv ja eks ta õige ole. Ilmselt pakuks paljudele lääne turistidele huvi, millega neid siis raudse eesriide tagant hirmutati. See, et Nõukogude armee tegi Tartust välismaalastele suletud linna, on fakt. Nüüd oleks ehk aeg sellest ka kasu lõigata. Ütleme niimoodi, et me peame vaatama seda nagu veidike pikemas perspektiivis, et vaatame seda näiteks 50 aasta pärast, kui nagu neid objekte enam poleks. Ja siis me peame mõtlema, millest meil väga kahju oleks, et mille me näiteks ära hävitasime. Kas või see saun, ohvitseride saun oli hea näide, eks ole. Et kui see oleks võimalik teha mingi saunana taastada, see kindlasti nõuab suuremat vaeva, kui ehitada uus, aga siiski on sellel oma nagu nii-öelda ajalooline teatud väärtus olemas, eks ole. Et olgu see muuseum või olgu see lihtsalt üks siuke parkla, kus on need hangaarid seal vahel või on näiteks garaažid kuhugi ehitatud, eks ole, see kõik oleks tegelikult võimalik. Et küsimus ongi selles, et kuidas see asi läbi mõelda ja ma arvan, et see on meil põhiline probleem praegult, et me teatud määral neid otsuseid, mida tehakse, nad ei ole arusaadavad just selle koha pealt, et on küll vanad hooned, aga siis ongi, mis siin säilib, mis siin ei säili ja miks me säilitame. Et seda nagu tegelikult linnakodanikuna tahaks ise väga teada. Et siin nagu tegelikult kindlasti nii muinsuskaitse kui ka kohalik omavalitsus peaksid väga hästi leidma sellise tasakaalu. Ja siin loomulikult on ka see probleem, et osa sellest on ju Tartu valla halduses, osa on Tartu linna halduses, eks ole. Ja kindlasti on siin veel muidki hooneid, eks ole, mis on huvitavad ja väärivad säilimist. Olgu need Eesti Rahva Muuseumi lähedal olevad hangaarid, kasarmud, eks ole, mis on ka juba varasemast kihistusest ehk vabariigi ajast ja kas või vana Raadi mõis, eks ole.